No tšau, uus vlog. Sorteerisin siin pesu just. Ega ma tegelikult ei tea, mis selles vlogis saama hakkab. Ma lihtsalt mõtlesin, et ma tulen, ütlen tere. Tegelikult töö juures võtsin klipiga, ma rääkisin mingis eelmises vlogis kunagi, et ma käisin ostsin New Yorkerist 2 kampsunit. Üks oli 4 eurot, teine oli 5 eurot. Ja täna panin nüüd esimest korda selga selle tumesinise. Ülimõnus, nagu selline, tegelikult see oleks keset talve olnud jumala hea, mul praegu hakkas koolis sellega palav isegi, aga nagu selline, ta oli S-suurus kusjuures, aga hästi selline lai ja mõnus ja pehme, ma ainult nüüd eks näis nagu, et ta nagu siuke materjal, ma kardan, et ta võib topiliseks minna, et ma ei oska selle kohta nagu öelda. Aga ma loodan, et ta ei lähe, sellepärast, et ma ostsin Takost ühed need mustad nagu viikarid, sellised kummivärvliga, ja nende lambist pärast esimest pesu jumala topilised, kusjuures ühe nagu tasku juures sealt, ja ma ei tea, ma vaatan, proovin nagu need päästa ja üritada teha ikkagi puhtaks, aga jah, et nüüd ma paaniliselt kardan, sest et kui see kampsun jääks pärast pesuga selline, nagu ta praegu on, siis ta on tõesti ülimõnus ja muidugi jälle väikeste tunnist täna tuletasid lapsed mulle meelde, kui tore on selles mõttes selline siirus ja selline hea tujulisus ja nad tulid ja oi, õpetaja, teil on nii see mõnus kampsun, et see näeb nii nagu mugav välja ja nii ilus ja nagu aitäh, et nad nagu, see on, ma ütlen just nagu selles põhikooli osas on hästi palju seda, et seal juba ka lõpupoole on nad liiga nagu too cool for school on ja, et siis nad nagu enam ei tule niimoodi. Aga jah, kuskil seal niimoodi enne on nad alati nagu ütlevad. Selles mõttes, et ega nad ütlevad ka, kui neile ei meeldi midagi, kui ma näiteks tunnistan mingid asju, siis on nagu see, et ma ei taha seda teha, see on igav või see on tüütu või see on nõme, ja siis ma nagu ütlen, tuleb teha, vahepeal tuleb teha lihtsalt siukseid asju, mis on igav ja nõme ja tüütu, meil on vaja lihtsalt need asjad selgeks saada, aga see ka, et ikkagi häid asju nagu ütlevad alati ja see annab tegelikult nii palju juurde ja selles mõttes ma nagu väga naudin seda tööd väikestega ja ma lihtsalt loodan, et mul järgmine aasta ka selle jaoks aega on. Et jah, eks mul see töögraafik selline iga aastaga muutub ja libisev on ja vaatan, kuidas oma asju sättida, et tegelikult nagu see aasta ma võtsin vähemaks koormust ja ma selles mõttes mul on jube hea meel, sest et praegu mul on ikkagi päris kiire olnud ja ma ei tea, et tuleb hakata seda järgmise aasta asja klapitama niimoodi, et on vaja ära elada, aga jällegi teiselt poolt on see, et ma olen oma kulusid hästi palju kokku tõmmanud, nüüd juba eelmine aasta ja see aasta ka ei ole sellist mõttetut laristamist nii palju, nagu võib-olla vanades videotes näha oli. Aga jah, et tuleb teha nii palju, kui jõuab, aga jõudmisega on jälle see, et ei taha, et tahaks hästi teha. Et ei taha nagu teha niimoodi poole vinnaga ja selles mõttes on see jah selline alati mõtlemiskoht, et mis ja kuidas saama hakkab. Aga praegu ma tegelikult panen just üles seda Sheini hauli videot ja see peakski täna minema, sest mul nädalavahetusel ei olnud aega siin kogu nende jamade tõttu videot panna, aga on nagu on, eks ju. Ja just siin neid asju sorteerides ja koristades ma mõtlesin, ma pean ikkagi natukene mõtlema ümber selle asja, kuidas, et kuidas rakendada lapsi paremini tööle, et neil on oma ülesanded, näiteks, et kes peab alati võtma nõudmasinast välja, kes peab alati lindudele selle vee ära, puhta vee panema ja uue söögi ja kõik on ja, aga see on praegu kõik niimoodi, et ma pean meelde neile tuletama. Ja kui nad väiksemad olid, siis ma tegin sellise nagu, klepekate graafiku nädala jooksul, said klepeka iga päev, kui sa oma asjad ära tegid ja siis nädala lõpus said mingisuguse väikse, ma ei tea, auhinna. Et ma ei tea, nüüd on kõige väiksem
nad on saab 8 kohe, keskmine on 11 ja vanem on 14, on ju, et ma ei tea, kas mingi klepekate tabel neid enam motiveeriks või annaks nendega rääkida juba niimoodi, et nagu mõistlikult on ju, ülesanded ära jagada, aga paar asja on jah, kindlasti see, et esiteks ma arvan, et ma hakkan seda tegema, et panen need ülesanded kirja kuskile, et nad on ikkagi silma ees ja teiseks, et 15 minutit või 20 minutit või mingisugune suvaline aeg taimeriga, iga päev on koristamise aeg, et ei koguneks seda, et lõpuks jalg hakkas väris. Toetan oma põlve peale teid praegu. Aga jah, et ei koguneks seda nii palju seda jama ja suudaks kuidagi hoida nagu joone peal. Teine asi, mis minu arust ma tahaks sisse seada, on see, et alati, kui sa hüüad emme, mõtle enne, äkki saab hakkama, kui hüüda issi. Sest et just rääkisin Beritiga, ta on ka kodukontoris ja ongi, et hästi raske on keskenduda mingitele tööasjadele, kui laps nagu hüüab, et midagi on vaja, eks. Aga mul on see korda 3 ja vahel tänu Randole korda 4 ja loomadele korda 16 on ja et kuidagi nagu natukene seda mõttemaailma, nagu vahel on küll nii, et nad hüüavad emme, siis mida, siis nagu täpselt siuke asi, et kas teil isa ei ole lapsed et isa on teil ju jumala selles mõttes adekvaatne inimene ja osaleb, on meil nagu selles mõttes ju olemas kogu aeg, et noh, äkki mõni asi oleks see, et mõtle nagu korra, hakkad emme hüüdma, hüüa issi hoopis. Noh, see oleks ju jumala lahe asi, mida proovida nagu niimoodi sisse juurutada. Aga noh, eks ma annan teada teile, kuidas sellega minema hakkab. Ma ei tea, kas ma rääkisin tegelikult issiga, mul seoses tuli meelde see, et ta tõi mulle ehituspoest vaakumkoti, sest ma olen tahtnud nagu panna ära, noh, näiteks pulmakleite on ja mul siin kapis, terve suur kast, jõuluriided, noh, mingid siuksed asjad on ja suveriided talveks ja ta tõi mulle ühe prooviks. Ma olen proovinud nagu Jyskist ja ma ei tea, mis kohtadest ma olen ostnud, aga need ei ole nagu olnud head. Aga praeguse seisuga see, mis ta tõi, minu arust ta tõi, ma ei hakka valetama. Ma lasen juurde tuua ja siis ma näitan ja räägin, kust ma sain, sest et tegelikult praeguse seisuga see, mis ta tõi, on mega hea. Mul on siuke mälestuste kast, kus on laste nagu igaühe mingi väiksed riided on ja alles, mida ma ei ole rahatsinud kellelegi ära anda. Enamus ma andsin ära muidugi, aga mõned asjad on alles, sest Laurenist, sest pesamunast näiteks ta oli ju 2,5 kilo on ja beebine, kui ta sündis ja need riided, mis on temast alles, tema 44 suurusriided, neid vaatad, lihtsalt mõtled, et kui mul neid alles ei oleks, ma ei usuks, et ta meelde, et ta oli üldse nii väike nagu. Just nädalavahetusel nägime esimest korda Rando sõber ja sõbra Bruta said beebi. See oli mingi 3-8 sündides ja nüüd ta oli mingi 2-nädalane umbes on ja vist oli ka umbes samas kaalus ja ma vaatasin, ta oli nii tilluke, ma mõtlesin, kuidas sai minu pisike olla 2,5 kilo nagu veel, ma ei tea, sellest veel, ma ei tea, 1/4 võrra väiksem on ja, et isegi rohkem, et täiesti uskumatu. Selles mõttes mulle meeldib nagu hoida alles mõned riided ja pikalt on see, et vaakumkotis võtavad nad mul palju vähem ruumi. Vot! Aga nüüd ma lähen vaatan, kas see video on üles laadinud ja siis jälle räägime või näeme siis, kui näeme. No tšau! Tulen teie juurde jälle voodist. See on kõlanud hästi vist, ma ei tea. Aga pesin pead just. Tahtsin näidata, et ma olen viimasel ajal nüüd kasutama just viimasel ajal. Advendikalendrist sain sellise mingisugune selline juuksehoolduse asi. Ja minu meelest, kui ma Tallinnas käisin juuksuris ja seal Magda Beauty poes, ma ei tea, tead, tunned, kui tahad haigutada, aga ei tule. Pidin korraks aja maha võtma. Aga et ühesõnaga selle K18 firma asju minust müüdi seal. Ma muidugi nüüd ei tea, on ja selles mõttes, et ma kasutan ikkagi mitmeid tooteid korraga ja selles mõttes ma ei võta praegu mingeid toidulisandeid, ma ei võta enam selles mõttes,
vitamiine, D-vitamiini üritan võtta, aga, ja mõtlesin just, et peaks C-vitamiini kuuri tegema, sest ma lihtsalt olen nii väsinud. Aga mingeid nagu kollageene ja sükseid asju ei võta praegu. Et ma ei tea, aga mul on juuksed läinud paremaks. Muidugi ka üldse ei föönita neid ja proovin mitte nagu sirgendada. Kuigi praegu nüüd ongi näha, millised sellised nad on mul siis, kui ma mitte midagi nendega teinud ei ole pärast pesemist. Et vaatame. Kammin veel läbi ja siis äkki läheb paremaks, aga ma ei tea, üsna siuksed kahused. Praegu natuke niisked ka veel. Ma tahaks uuesti oma neid, nüüd mul on juuksed äkki piisavalt pikad, et neid kuumusvabu lokke teha. Peaks millalgi proovima. Aga see on selline huvitav asi, et kord kuus nagu põhimõtteliselt kasutada. Et ma ei tea. Ma ei oska isegi öelda selles mõttes, aga ma loodan, et see on, või see võib olla üks asi, millest on kasu olnud, et mul juuksed on paremaks läinud, sest ma olengi kasutanud seda nüüd kord kuus, on ju. Detsember, jaanuar, veebruar, märts. Et 4 kuud on võib-olla siuke normaalne aeg, mida katsetada. Aga jah, ma olen nii väsinud, ei puhka nagu üldse välja, ükskõik selles mõttes, kui kaua ma magan või mida iganes, on ju. Et ilmselt on vaja mingit kevadist vitamiinikuuri teha, et ma arvan, et mingi C-vitamiini kuuri peaks tegema. Aga täna on siis üks neist päevadest, kus mul hakkab töö lõunast. Ja tegelikult selles mõttes on mõnes mõttes on hea. Ma saan hommikul rahulikult ärgata, lapsed ära saata. Mulle kõige rohkem meeldib see, et kui nad lähevad korraga, siis korraga, kui nad mõnikord nad lähevad kõik erinevatel aegadel, siis ma saadan nad õue ära, teeme kalli, ütleme, et me armastame üksteist ja et näeme varsti ja selline nagu tore on, lehvitan ja vahepeal nad karjuvadki poole tänava pealt, siis ma ütlen, et hommik on, aga siis nad on mingi poole tänavalt karjub, emme, ma armastan sind. See on nii nunnu. Et selles mõttes nagu mulle meeldib ja rahulikult kohvi juua, aga praegult on see, et lõunast, nagu ma ütlen lõunast, siis tegelikult mul hakkab loeng 1:30. Ja selles mõttes minu jaoks nagu tegelikult hommik on ikkagi see aeg, kus ma olen produktiivsem, kus ma nagu tõmbab energia ikkagi mõnevõrra ülesse ja 1:30 on juba siuke aeg minu jaoks, et natuke hakkab nagu maha käima. Pluss ma ei suuda nagu oma hommikuid normaalselt sisustada, et ma kogu aeg olen selles seisundis, et ma tean, et ma pean minema, ma tean, et nagu loen tunde kogu aeg, palju mul jäänud on enne, kui ma pean hakkama valmistuma, Bolti tellima, sest lähemale ma saan tegelikult jalaga minna, aga täna ma olen teises linna otsas, et see võtaks liiga kaua aega lihtsalt, kuigi ilm on enam-vähem, aga ühesõnaga ma täna ei hakka jala minema. Sinna on, ma ei tea, nii palju kui Pärnus ühest otsast teise saab minna mingi 5 kilomeetrit 6, midagi siukest. Et tegelikult ei ole. Saab minna kaugemale ka, saab minna sinna Audru poole linnapiiri, aga mida iganes, ühesõnaga. Et nüüd ma just hakkan valmistuma, natukene näkku midagi panema, meigi võttes. Ja ma just mõtlen, et mida nüüd teha, et ma ostsin ühe uue jumestuskreemi, sellepärast, et pikalt jälle on see, et ma ei saanud toimima seda Douglase oma endale. Katsetsin nagu nii panna vähem, panna rohkem, panna selles mõttes puudrit peale, mitte panna puudrit peale, kõiki asju. Viimasel ajal ma olengi üldse hakanud puudrit nagu vähem kasutama. Et ma panengi ainult siia ja siis silmade alla ja niimoodi siuksed kohad, varsti võib-olla otsa ette ka, kui siia kortsudesse hakkab minema, aga et ma ei saanud seda tööle ja siis ma tegelikult ostsin Ideaalkosmeetikast Port Arturi omast. Seal oli Port 2 hästi tore müüja, soovitas mulle, kes seal rääkisime päris pikalt pärast, et soovitas ühte Max Factory oma ja tegelikult ma olen sellega rahul, aga ma ostsin ikkagi, ta on toontume liiga.
et mul natukene, noh ja siis ma ostsin varuks ühe selle Borsiori oma, mis tootmisest maha mõeti, selle tumedama tooni, et ma saan seda suvel kasutada, onju. Sellepärast, et ma korra kasutasin seda, aga ta on ikkagi nii tume, aga ma panin peale, mulle ikka kohe, no lihtsalt ideaalne. Nii kahju, et seda enam ei tehta, aga ütleme, et mul ongi olemas nagu jumestuskreemid nüüd siin selleks ajaks, kui väike päevitus tuleb, aga praeguseks tegelikult nagu oleks vaja tooni heledamat, aga samas ma jällegi mõtlen, et mulle päike tegelikult hakkab suhteliselt hästi peale, et püüaks neid kevadisi päiksekiiri ja ostaks ikkagi uut jumestuskreemi heledamat, sest et ma ei kasuta seda ära selleks ajaks, kui mul tuleb, siis ta on, noh, kui ma ta ostan ka suvalt, enne ma ei tea, kas ta on hea, siis selleks ajaks, kui jälle sügisel nahk läheb heledaks tagasi, siis nii kaua ta seisnud niisama lahtiselt, sest et meil on ju plaanis tegelikult ka, annaks nüüd Jumal, et see maailma olukord läheb normaalsemaks, et meil tegelikult on ju oktoobris Türki plaanis minna, nii et tegelikult seda heledat nahka mul tuleb võib-olla pärast jõuludeks alles, onju. Et noh, tegelikult on see, et ma lihtsalt, miks ma nii pikalt selle üle mõtlen, on see, et ma tahaks minna, kuna ma lähen linna, siis pärast minna läbi Trade House'ist või kuskilt, kuhu ma muidu ei sattu. Üldiselt ma tahtsin sealt küsida hästi niisutavat jumestuskreemi, aga praegu ma olen enda laugu pähe rääkinud, et ma ei hakka ilmselt kulutama jumestuskreemi peale raha praegu. Aga ma tahaks kulmuduši proovida mingit muud, et ma olen küll väga rahul selle Essence'i omaga, aga samas nagu ma tean, et võiks olla parem, et noh, selle raha eest on super, mingi 3 euro eest, onju, aga ma olen täiesti kindel, et noh, ma tahaks, et ta natuke rohkem annaks. Et ta annab hästi õrna sellise tooni või nagu, jah, et ta nagu ise ei tee midagi, et ta lihtsalt värvib ainult minu kulmukarvad ära. Et ma tahaks, et midagi oleks võib-olla, mis natukene rohkem, sest kulmud on tegelikult nii oluline, et nad nagu annavad näole selle raami ja tahaks jah, mingit tõsiselt head kulmuduši. Ma nüüd ei tea, kas ma käin seal ära ja on hilja, aga igal juhul te võite mulle soovitada, kui keegi teab mõnda head kulmuduši, sest ma ei viitsi nende pliiatsitega, ma ei jõua sinna kulmudesse piisavalt tihti. Ma tahaks, et oleks siuke hea dušš, millega ma saan lihtsalt tõmmata, mis jääb siuke mõnus. Näeks välja siuke, nagu ma oleks käinud just kulmudes. Et jah, ja teine asi, mida ma olen nüüd ühe paki ära kasutanud, ma juhuslikult mööda minnes võtsin Douglasest need ühekordsed meigieemalduslapid. Ma tean, et need ei ole loodusele head ja need Douglas omad, ma ei olegi isegi nüüd vaadanud, aga need minu meelest ei olnud, need lagunevad. Aga ma tahaksin, et mul oleks need olemas, sest need olid nii mugavad ja ma tahaks, et need oleksid need lagunevad, mis on nagu loodussäästlikumad, onju. Ja jooksis kokku korraks. Et ühesõnaga tahaks vaadata neid, sest et nii hea oli ikka, mul on muidu need mikrofiiberlapid ja see mu lemmik meigieemalduskreem, lumenava, mida ma kasutan, aga mõnikord on niimoodi, et tuled üles ja mõtled, et ma lähen alla veel pesen näo ära, siis ei viitsi enam minna lihtsalt alla. Siis on nii mugav olnud see, et ma saan siin magamistoas selle ühekordsetega maha võtta meigi. Näonahale ka nagu nii palju parem. Et tahaks seda jah, et siis kulmuduši ja neid meigieemalduslappe. Aga ma loodan, et ma viitsin pärast, kui nagu ma mingi ära ei keera ilma ja sadama ei hakka, siis ma loodan, et ma saan läbi jalutada. Siis ma korraks mõtlesin, et ma nägin Pinterestis ühte siukest Granny Square'idest seegeldatud nagu seina siukest asja kaunistust. Et seda teha, aga selleks mul oleks vaja paksemat lõnga, mis on selles mõttes hea, et siis oleks nagu, läheks kiiremini ka. Aga ma ei ole nüüd just veebruaris ega märtsis ostnud üldse lõnga, sest mul on olemas selle projekti jaoks, mis mul praegu pooleli on. Aga mõtlesin, et äkki läheks piiluks, vaataks, äkki on nagu mingit mõnusat seda. Tahtsin elutuppa nagu diivani kohale, tegelikult isegi siia, aga noh, siin on vaja tapeet ära vahet, aga no vahet ei ole, peab selle tapeedi peale ka praegu panna. Aga igal juhul siuke plaan jah, et
aga see lõngaga on võib-olla küll see, et ma lükkan edasi, sest noh, mõistlik oleks ikkagi valmis teha üks asi enne ja siis juurde osta. Kuigi mulle meeldib, et mul on pidevalt nagu mitu projekti pooleli, siis mul ei hakka nagu igav. Aga vot, igal juhul selline plaan on. Ma katsun nüüd mingi näo pähe teha endale ja siis vaatame, kas jõuame pärast siis, ei tea, Trade House'i või Ilusse või Ideaalkosmeetikast muidugi saaks ka ilmselt. No ilmselt saaks isegi toidupoest neid tegelikult, aga ma tahaks nagu huvi pärast lihtsalt kuskile poodi minna, kus ma ei ole käinud tükk aega, sest nüüd, kui mul autot ei ole, saab ju aasta täis enam, siis on sellised mööda minnes ja niisama siuksed poodides käimist on täiesti ära lõppenud. Ma ei ole, ei käi enam niimoodi poodides niisama. Ma lähengi siis, kui ma tean, et konkreetselt mul on midagi vaja. Aga jah, vaatame siis, teeme korda ennast ja käime tööl ära ja vaatame, kas saame neid asju, mida tahaks. Näed jau, ei hakka isegi udu ajama. 1000 aastat on möödas jälle. Aga mõtlesin, ma näitan siis ära, mis ma Trade House'ist ostsin. Ühesõnaga, kõigepealt, igased plaanid, mis mul oli osta, ma ei viitsinud seal ja ma ei raatsinud. Mul on veel plaanis ka sellist kokkuhoiu. Just kokkuhoiu ma ei kavatse hakata nagu täiesti nagu kõri kinni tõmbama, nii et ma keelan endal kõiki asju osta või mida iganes, aga ma kavatsen natuke paremini hakata jälgima oma asju nüüd aprillis jälgima ja siis teha edaspidi plaan nagu, sest et mul on mingid mõtted selle koha pealt ka, kuidas paremini ajada raha asju. Aga sellest ma arvan, ma üldse teen mingi eraldi video. Nädalavahetusel jäin haigeks. Ma terve eelmine nädal palusin, ma ei tea keda, kõrgemaid mingeid olendeid, et ma haigeks ei jääks, sest et ma ei saanud lihtsalt haige olla eelmine nädal. See nädal tegelikult ka ei saa. Aga siis juhtuski nii, et ma jäin nädalavahetuseks haigeks. Vot, aga tegelikult ma tahtsin rääkida teile, mis ma Trade House'ist ostsin. Et esiteks ma ostsin siukseid ühekordseid neid näopuhastusneid. Üks on nagu selline õrnale nahale ja teine on siis nagu siuke meigi eemaldusega onja. Ja ma ütlen ausalt, see konkreetne mulle väga meeldib ja ta on niimoodi, et ma teda kasutan, siis nahk jääb tõesti nagu mõnus, et ta ei kuivata ära, ta on nagu oleks mingit kreemi peale pannud, sellist nõrgemat niisutavat kreemi. Nendega ma olen väga rahul, aga nende koha pealt ma ei tea, kas ma tundlikule nahale neid soovitaks või nad ei olegi nagu tundlikule nahale, teised on. Kuigi ta ütleb siin vist, oota ma vaatan, nagu oleks midagi selle kohta. Normaalne ja tundlik nahk, ma ei tea. Aga ma kasutasin seda nüüd paar päeva ja mul on siit paarist kohast nagu nahk maas. Et ma ei suuda mingit muud põhjust välja mõelda, millest see võis olla, sest ma ei ole mitte midagi muud muutnud. Nii et neid helesiniseid ma ei julge soovitada, aga need roosad on väga head. Siis ma ostsin seda aloe keeli, sest et juba olid ühel lapsel sääsepunnid ja siis nende peale panna sügelust, et võtaks ära. Ja selles mõttes väga rahul, hästi mõnus lõhn on sellel. Ja laps nagu ütles, et tal läks nagu sügelus vähemaks, et suvel seda kindlasti kulub, nii et see on see. Nüüd praegusel hetkel, tänasel päeval on Trade House'is ilunädal ja tegelikult üks teie hulgast soovitas mulle ühte ripsmaduši sealt osta. Muidu on mingi 30 €, aga praegu on 15. Ja ma mõtlesin, et kui ma vähegi jõuan nüüd linna, siis ma ostan, sest et mõtlesin tellida, aga seal oli see tasuta toomise tellimus oli mingi 50 €, aga mul ei ole vaja nagu 50 € asju. Tegelikult ladusin juba korvi ja mõtlesin, et vahet pole, et võtan siis niisutavat kreemi ja mingit kulmuduši ja mingeid asju. Ja siis ma mõtlesin, ma ei hakka lihtsalt nagu
varuks vist võtma või ma ei tea, kuidagi ei taha, just see mõte on, et tahaks hakata nagu silma pidama pealraha asjadel paremini ja vähem kulutada, et siis nagu pole raatsinud lihtsalt, võib-olla teen ära, võib-olla ei tee, võib-olla kui jõuan, siis lähen võtan ainult selle ripsmeduši sealt koha pealt. Aga viimane asi, mis ma Trade House'ist ostsin, oli selline deodorant, sest ma jätkuvalt mõtlen, et tahaks looduslikumat deodoranti kasutada, siin on alkoholi ei ole ja alumiiniumi neid asju niikuinii ei ole, ta ei ole ka selle aerosooliga, talgilõhnaga, alkoholivaba, sobib peale depilatsiooni, mida ma küll ei tee, aga ühesõnaga ta nagu sisaldab niiskust siduvaid mikroosakesi ja ei sulge nahapoore, ei kata higilõhna, vaid takistab bakterite paljunemist, et ei tekiks nagu üldse, onju. Aga samas on, et mitte kasutada vigastatud ärritunud naha, nii et ma ei tea siis, kuidas ta pärast depilatsiooni, ma ei tea. Aga igal juhul on see väga huvitav toode, selles mõttes, et see töötab. See nagu töötab. Aga kui ta peale lasta, ta on jumala nagu märg jääb niimoodi, et ma põhimõtteliselt nagu masseerin ta sisse ikkagi. Ja siis on niimoodi ka, et päeva peale nagu siis ongi, ta nagu teebki seda, et ta ei pane nagu kinni neid poore ja sa nagu higistad, aga see ei lõhna. Ehk et mõnikord nagu päeval lööb kaenlaalused märjaks, mingit lõhna ei ole, riietel ka mingit lõhna ei ole. Aga ma ei tea, väga huvitav. Ma pean nagu mõtlema selle järgi, sest et ma ei kujuta ette, mind nagu selles mõttes ikkagi häirib ka, kui nagu kaenlaalust märjad on, onju. Ma ei tea. Aga igal juhul selline toode. Aga siis ma mõtlesin, et tegelikult mingi video kommentaarides oli see, mis tegi palju nalja inimestele, kuidas ma kotist otsisin. Asju ei leidnud, et siis keegi küsis, kas ma räägiks, mis mul kotis on. Ja ma mõtlesin, et okei, et ma ei tea nüüd selles mõttes, et see, mis mul praegu kotis on, ei ole see, mis mul alati kotis on, see on lihtsalt, mis mul praegu kotis on, aga et ma mõtlesin, et ma näitan siis ära, mis mul siin on. Kott on mul hetkel selline. Mulle väga meeldib see kott. See on tõesti, mul on veel siin sealt APA muuseumist poistu, mul oleks üks võtmehoidja ükskord siin küljes, aga ta on jube vana kott ja ma olen ta nii palju kandnud, et ta hakkab igalt poolt juba mingid niite tulema, aga ma lõikan neid vaikselt järjest ära ja ma ei ole nõus loobuma sellest kotist, sest et see värv on lihtsalt nii ilus ja see kott on nii hea suurusega, et see on mul tõsine lemmik. Aga vaatame siis järjest, mis mul siin kotis on. Nii, esiteks mul praegu on siin karparatsetamooli ja sellist vitamiini nagu letsitiin. Sellepärast, et ma olin nädalavahetusel haige, siis ema saatis mulle need vitamiinid, paratsetamooli ja karbimaasikaid. Et väga armas oli. Ja see letsitiin, tegelikult ma ei ole isegi mõelnud, et seda võtta, muidu need doppelhertsi asju ma usaldan, sest magneesium on minu arust doppelhertsi oma ka kõige parem. Aga need peaks siis olema selline, et kui on intensiivne elurütm, töörohke stress ja sportimine ei ole probleem. Kuigi meil on uus jõusaal linnas, väga lahe ja ma olen mõelnud, et hakkaks käima uuesti, sest sellest on tegelikult mitu aastat möödas. Täna ei jõudnud hommikul jõusaali juba 3 aastat järjest iga hommik samasi. Et see peaks nagu mälu ja õppimisvõimet parandama ja mõtlemist ja kontsentreerumisvõimet ja tugevaid närve ja vastupidast, ühesõnaga kõik nagu, mida mul on vaja. Nii et seda ma nüüd olen mõne päeva võtnud ja kavatsen kuuri teha ja vaadata, kui aitaks. Oleks väga super. Siis mul on üks võtmehoidja, millel ei ole võtit küljes, lihtsalt sellepärast, et see on rebane. Mõtlen, et ma panen äkki selle ka siia teise võtmehoidja juurde. Niimoodi. Väga nunnu. Peaks sildiga ära võtma küljest äkki. Siis on äkki veel nunnu. See sild on nii vana, see mul nii ammu juba, aga ma ei ole seda silti ära võtnud. Nunnukas. Siis telefonilaadja. Mul on üks üllatusmuna, mille Pühade jänesed lihavõtte nädalavahetus oli Pühade jänesed tõid mulle ühe.
pühade muna. Siis mul on veel mingisugune selline saatis, aga need on ka need šokolaadijänesed. Lapsed, mul enda omad, neil tõid ka jänesed igast asju, ma ei tahtnud, et nad nii palju söövad magusat, ma pistsin need kotti, sest tegelikult on see, et ma alati proovin, et mul on kotis mingi komme või küpsid mingeid asju, sellepärast et koolides töötades on jumala tihti niimoodi, et lapsed tulevad, et no mis jumala tihti, aga ikka tuleb ette seda, et mul on sünnipäev täna või mingi siuke asi on ja siis on see, et palju õnne ja siis tahaks nagu midagi anda neile ja siis ma annan neile midagi, mis mul on kotis. Siis mul on üks tähtis dokument, kuhu ma olen mingisuguseid tähtsaid asju kirjutanud ülesse. Kui märkmikku pole kaasas olnud ja olen kotti pistnud. Siis salvrätikud, kui tahaks nutta. Tunned, et nutta tahaks. Ei, mul tegelikult nohuga natuke. Sellepärast. Siis mul on see kätekreem, mis on mul lemmik, sellepärast ta on ilmselt kallis, kuskilt kalendrist ja asjast saadud jälle, aga ta kork on kadunud, aga muidu ta on see, et ta on tuubis ja ta on pumbaga, mis on mu absoluutne eelistus kõikisuguste toodete suhtes, kui on pumbaga ja tuubis, siis mulle väga nagu meeldib see pakendi mõttes. See Douglas imestuskreem, mis mulle kahjuks ei sobinud, see oli ka pumbaga ja tuubis. Nii, siis mul on rahakott täiesti läbi omadega. Igalt poolt annab järgi. Mingist kohast näete, no täitsa õudne. Iraatsi uut osta. Ma ei tea, ma ei pea ju näitama, mis mul rahakotis on. Tšekid, mis mul on ettevõtte raamatupidamisega seoses, mis ma pean ära tegema, sest ma juba tunnen oma südames, kuidas raamatupidaja istub arvuti taha ja kirjutab mulle, et aeg tegeleda raamatupidamisega. Jah, nii, vaata, mis siin on. Vana salvrätik, magneesium, kiire see ilma veeta võtmiseks. Mis see on? See on üks see, mis kunagi laps kinkis mulle käevõru selline, armas emme. Käevõru on natukene nagu juba katki läinud ja siukseks, aga see, kuna see on nii nunnu, see on mul nagu talisman siin kotis. Siis sammud või see nutikell, mida ma lihtsalt nagu tükk aega ei kasutanud, siis nüüd laadisin täis, aga ta on nagu see asi, et see kummistrihm ikkagi ei ole mul mõnus ja mugav käe ümber. Ja siis vaatasin lihtsalt, et mida teie näete, mis mul siin selja taga toimub. Õudne segadus. Aga ma olin haige ja ma nüüd läksin otse tööle ja sellepärast siin on kausid ja veepudelid ja asjad. Ühesõnaga, kell. Siis üks lõhn. See on see Kajali pink pepper, roosa pipralõhn, mis mulle hullult meeldib ja mulle meeldib seda lõhnaga segada mingite teiste, kui ma vahel mingid magusamat lõhnad olen, siis ma panen seda või ämberit sisse. Ämber on ma ei saa aru, mis pidima ma näppu peal liigutama, no see on riiuli peal ühesõnaga. Nii, siis see huulepalsam, siin ei ole absoluutselt enam näha midagi peal, aga see on pupa, see eelmise aast suve nagu erikollektsioon või nagu tehakse, mis me Kerliga veel ostsime ja see on tõesti hea ja ta annab nagu siukse kerge tooni ja ta on hästi mõnus ka. Ma arvan, et see saab olema, kui ma nüüd ära ei sõnu, siis see saab olema esimene see huulepalsam, mille ma lõpuni ära kasutan, nii et ma ei kaota teda ära enne. Või ei unusta ära, halvaks ei lähe. Siis on üks selline huule, ma ei tea, õli või mis asi, mille ma sain sealt kalendrist. Kõik üksteise otsas nüüd. RMS. Toon on Lucia. Ma sellepärast muuseas ütlen, et aeg-ajalt on niimoodi, et ma ei vaata
mõni teist vaatab mu videosid nagu tagantjärgi, vanu videosid. Ja just oli see olukord, kus üks inimene vaatas, kirjutas kommentaari, et mis oli ühe huulepulga toon, mida ma seal kasutasin, see oli eelmise suve video. Ja ma videos ei öelnud. Ja nüüd mul, ma ei tea, kus see kadunud, ma ei leidnud seda huulepulka üles ja siis ma ei saanudki talle öelda, mis toon see oli. Et selles mõttes on nagu kurb, sellepärast ma igaks juhuks nüüd ütlen, et kui keegi peaks, kellele ei peaks meeldima, siis nüüd on teada. Siis vaatame, mis veel on. 20 senti. Sularaha. Pintsetid. Pidevalt on niimoodi, et lihtsalt, ma ei tea, üle öö või päeva kuskil on mingisugune sentimeetrine karv kasvanud lõua otsa. Siis mul on siin õnnesoovid ühelt töökaaslaselt sünnipäevaks kinkis pastaka mulle. Ja ma ei tea, kas see on see sama pastakas või on see mingi teine pastakas. Palju õnne sünnipäevaks, võib-olla sama pastakas, jah? Selline pastakas. Siis on veel neid märkmepabereid. Ma ütlen, kui ma kiiruga ei leia midagi, siis ma kirjutan paberite peale ja pärast kirjutan kokku. Ja siis mul on veel mingi tšekke. Okei, see on mingi McDonaldsi tšekk üldse. No mul ei lähe isegi vaja. Siis on tühi karp. Siin sees olid tekstimarkerid. Tšau! Laps käis breketite arsti juures, jõudis just koju. Tekstimarkerid on siin ka laiali kõik. Need olid siuksed väiksed. Siis seinanäts. Seda läheb mul töö juures vaja, sest ma panen aeg-ajalt mingeid plakateid asju ülesse. Siis mul on hea, kui mul on see kogu aeg kotis. Said korda? Hästi kõik või? No selge, siis on hästi. Videoga räägin. Nii, siis mul on üks tahvlimarker. Selle ma olen kogemata kotti pistnud, seda mul läheb töö juures vaja, kodus ei lähe. Siis on veel mingeid tšekke. Veel tekstimarkerid, veel üks huulepalsam. Ma näitan neile, mis mu kotis on. Siis, huvitav, mis asjad need on. 4 tükki siukseid asju. Ei ole jäätisepulgad, need on nagu kasutamata. Mingid aukudega pulgad. Väga huvitav. Ma ei mäleta üldse, kus need on tulnud. Siis on ühe töövõtmed. Siis on üks tühi salvrätikupakk. Siis on ja käärid. Ka väga vajalik. See on mingid prahti. No vot, mahub. Veel üks pastakas ja veel ka üks väike lõhn. Michael Korsi oma kuskilt olen saanud testri. Ja veel üks tekstimarker. Väga huvitavad asjad ma vahepeal. Veel üks tekstimarker. Ja veel 2 tekstimarkerit. Nätsupakkus on 2 nätsu sees. See on vist see krõpsuga, see, mis käis laadija juhtme ümber, et laadija kinni seisab. Veel üks huule. Mingisugune läige või ta on tegelikult see niuke kaua püsivam asi. Ja siis on veel paar tšekki. Pepper on siin kõrval. Ja siis see suu värskendusspray. Ei ütleks, et ma seda väga tihti kasutan. Ja siis märkmik. Ma ei tea, kas ma näitasin märkmikku. See on mul praegu see asendusmärkmik. Ma jälle ei tea, kus mul see õige märkmik on. Aga siia ma teen ka seda nagu scrapbookingut vahepeal, kui mul tuju on. Ja siis näiteks tegin
märtsikuu oli väga hull, ma ei saanud aru üldse, mis toimub märtsikuu kohta, tegin sellise lehekülje. On ju ilus ju. Ja siis jah, siin on mul asjad kirjas. Vot! Selline, mis mu kotis on asi. Ja nüüd ma arvan, et ma tõmban selle video kokku ka. Siis võib-olla on lootust, et te saate seda kunagi isegi vaadata. Ja ma tõesti loodan, et me juba ka mõne päeva pärast jälle näeme. Aitäh, et sa olid ja tšau!